nii, valmis on. 1, 2, 3. Tšau sõbrad. Ja pooraitähed. Lähme siis kohe asja juurde, et nagu te võib-olla olete juba näinud, siis jah, see vastab tõele. Kahjuks me peame oma naabrist parem saates võidetud konteinermaja müüki panema. Jep. Ja me mõtlesime, et võib-olla lihtsam oleks natukene, kui me saame selgitada ennast ja natukene nagu jagada neid tagamaid, et miks me sellise otsuse peame vastu võtma. See kindlasti ei tule meie jaoks nagu kergekäeliselt. Praegu on meil 2. november, ehk siis kõik on nagu viimseni läbi mõeldud, läbi katsetatud, läbi proovitud ja nüüd on siis see otsus, kus jah, peame selle otsuse vastu võtma. Okei, natuke me oleme nagu pidevalt seda otsust ka edasi lükanud, sest me ei ole tahtnud seda vastu võtta. Jep, meil vanemad selles mõttes kõik ammu juba soojalt soovitavad, sest see on siuke pidev tüliallikas meie peres, mis tekitab hästi palju stressi, sest see lihtsalt seisab seal. Lisaks sellele, et endal on kahju hoida sellist asja, mis tegelikult peaks saama juba hoolsasti köetud, hoida jätkuvalt seal platsi peal, siis on ka igapäevaselt palju inimesi, kes kirjutavad ja soovivad update selle kolimise kohta. Ja iga päevaga nagu see tunne sees lihtsalt nagu kasvab, see nagu pettumuse tunne ja ma lihtsalt tunnen, et kuna see lähebki lihtsalt iga päevaga suuremaks, siis see ei kaogi mitte kuhugi enne kui see maja ei saa päriselt sellist nagu rakendust, nagu tema otstarve on. Ehk siis, ma ei tea, alustame algusest, et siis kui saade sai läbi, siis kohe esimesel sellel päeval või siis kohe saate võidupäeval me siis Eeroga ka küsisime, et kus me alla kirjutame, mis värk on, ja siis tegelikult tuli välja, et alla ei olegi vaja kuskile kirjutada, sest see maja on küll selles mõttes elektriteadlike inimeste ja elektrikute poolt ära kilbistatud ja ära ühendatud ja selles mõttes projekt justkui on olemas, siis tegelikkuses on see, et sellel majal kasutusluba kui sellist ei ole, aga me tollel hetkel veel selle probleemiga ei olnud nagu nii sina peal, ehk siis me väga ei teadnud, mida see endast kaasa võib tuua. Ja me hakkasime siis arutama läbi seda Otepää plaani, et see sinna panna. Ja saime suht kiiresti aru, et kogu kommunikatsioonid ja kogu vundament, mis seal oleks pidanud olema, seda vundamendi materjalist oleks meeletult palju olnud, sellepärast et tegu oli väga järsa kallakuga ja järsu kallakuga, ehk siis materjali sinna oleks läinud palju ja siis maja oleks ikkagi tulnud ka meie algsete plaanide järgi lahku ehitada. Alguses läks väga kaua aega, et Otepää siis vallalt või? No kõik see algas üldse sellest, et kuna ma olin 3 kuud töölt puudunud, siis nii pärast saatevõitu pidin hakkama nagu kohe tagantjärele tööd tegema ja kuna golfihooaeg oli just sellel hetkel hakanud, viiruse piirangud oli järele antud, ehk siis golfiga sai nagu tegelema hakata, mis tähendas kohe, et see maja jäi natukene tahaplaanile ja ei saanud nagu täis fookust nagu sellele panna. Ja lihtsalt siis niimoodi nädalad vaikselt möödusid ja siis oli nagu juba sellel hetkel, kus võiks juba hakata ehitama ja siis kui hakkasime nagu kõiki neid numbreid kokku lööma, et mis maksab konteineri kohalevedu sinna, mis maksab vundament, mis maksab kanalisatsioon koos imväljakuga, puurkaev, biopuhasti, elekter, vesi,
siis me saime aru, et see summa küündib kui seal kuskil 15-20 tuhandeni. Oleks meie puhul jah olnud, et see maja ehitada selliseks, nagu ta meil alguses oli ette kujutatud. Ja siis, kui me nagu selle summaga nagu, või selle summa teada saime, siis hakkas juba jälle teiselt poolt nagu tekkima selline küsimus, et kui on vaja nii suur investeering teha, kas sa tahad seda teha mitte endale kuuluva maa peal. Et nüüd millegipärast meile tundus, et ei, sõbraga, head suhted on tänase päevani. On tänase päevagine, jah. Et nemad soovisid seda maja sinna saada, meie soovisime maja sinna panna, et sõidame kohale. Nagu südames tahtsid pakkuda omapoolset abi, mis oli nii äge, mida näeb nii harva, aga nagu väga-väga avasüli ootasid nad sinna meid. Aga selles suhtes ma ütlen, et kui me 30. eluaastaks midagi oleme õppinud, siis on ka see, et lihtsalt oska aru saada seda piiri, millest ei tasu sõpradega nagu üle minna. Et kogu see, mulle tundub, et see siuke kõik, mis puudutab raha, kinnisvara käib sinna alla, et võib-olla ei tasu nagu segada. Et mul on pigem tänaseks päevaks hea meel, et meil on nagu head suhted edasi. Ja siis sellega nagu see ei olnud tegelikult, ütleme nii, et sellega nagu see mõte siis mingiks hetkeks jäi jälle soiku. Siis me hakkasime otsima oma maatükke ja täiesti ei vaadanud üldse Otepääd, vaatasime Tallinnat, Harjumaad, Pärnut, Paidet, Põltsamaad, vahet ei ole, kus see maa lõppude lõpuks oli. Aga mis me nende maatükkide ostmisega nagu saime aru, et lisaks sellele 15-le, mis meil oleks kulunud selle püstipanekuks, siis nende kommunikatsioonide asjade jaoks vähemalt teine sama palju oleks läinud vaja selle maatüki ostmiseks. Sest kõik need maatükid, mis on juba kommunikatsioonidega, need on oluliselt kallimad. Ja siis järgmine probleem, millega me siis kohe nagu silmitsi seisime, oli see, et kuna meil nagu seda raha nii-öelda kohe taskust võtta ei olnud. Üleüldse me olime kind of broke omadega pärast seda saate lõppu, sellepärast et me kumbki ei töötanud. Ma käisin koolis, küll distantsõpetaga, ühesõnaga mul ei olnud tööd. Eerol jooksis põhimõtteliselt 0 palk samal ajal, sest tööd ta tegi 0, eks ju. Ehk siis me olime nagu saate lõpuks kõik oma säästud täielikult lihtsalt ära söönud. Ja siis me hakkasime, kus me ajaliselt oleme umbes mingis augustis või? Juuli lõpp. August. Juulis hakkasime kindlalt esimesi laene küsima. Sest mul hakkas täituma 6 kuud või oleks hakanud täituma 6 kuud töötamisest, et oleks nagu panga jaoks olnud laenukõlbulik inimene. Aga maade ostuks pangad seavad tänasel päeval väga raskeid tingimusi. Ja meie see maja ei aita mitte kuidagi, sest sellel ei ole kasutusluba ja see ei ole juba püsti. Ja panga jaoks on siis see maja põhimõtteliselt 0 eurot väärt. Ja mis maa ostuks siis nagu üldjuhul tahetakse, on see, et 50% sissemakset ja siis veel lisatagatist ka. Aga kuna meil ei ole endal kinnisvara, mida tagatiseks panna, siis jäi see variant ka nagu soiku. Me nagu andsime endast kõik, me kirjutasime selles mõttes ka pankadele, mõtlesime erinevaid lahendusi, mõtlesime, otsisime siis krunte, kus on maja peal, mis oleks tähendanud, et see ei ole siis ei vaja siis 50% seda, intressid oleks olnud teised ja nii edasi, et meile soovitati otsida siis elamiskõlbulik maja, mis samamoodi saaks siis minna nii-öelda tagatisena ka sinna. Me ei leidnud mitte ühtegi sellist krunti, mida me oleks saanud nagu endale lubada. Ja kui oleks võtnud kodulaenu asemel kodu väikelaen või remondilaen või oleneb, kuidas nagu see on,
siis nende intressid on 2-3% asemel, mis see on 8-12%, et see ei olnud ka nagu see tee, mida me minna tahame, olenemata sellest, et see summa oleks olnud väike ja see periood oleks olnud lühike. Ütleme nii lihtsalt, et inimene kindlasti ei koli konteinerisse selleks, et ikkagi ennast siuke 10 aastaks laenudesse nagu süüa. Et kogu selle elustiili point peaks olema ikkagi see, et sa ei vaja seda laenu, mis me väga lootsime, et on meie puhul ka case. Või kui vajad, siis 3-5 aasta jooksul saab see nagu tasutud. Et siis oli siuke suhteliselt siuke suluseis ja siis juba pressis sügis peale, mis tähendas vihma ja juba külma ja temperatuuri kõikumisi ja siis me hakkasime juba veits kartma sellepärast, et siis oli vaja hakata otsima kohta, kus seda maja saaks hoida. Selle jaoks, et seda hoida, me oleme pidanud samamoodi kirjutama, uurima, otsima, kuhu seda viia, et saada normaalse hinnaga seda majutada. Ja siis kui me saime aru, et selle jaoks, et seda kuskil soojustatud kohas hoida, siis samal ajal talvel lihtsalt tilguvad meie need vähesed säästud, mida me oleme nagu suutnud koguda, siis need lihtsalt tilguks vaikselt nagu ära sinna selle hoiustamise peale. Ja siis siis hakkasin mina tööle, millest ei ole meile väga kasu, sest ma olen praktikant ja praktikandid üldjuhul Eestis töötavad kas tasuta või miinimumpalga eest, ehk siis panga jaoks ma ei ole väga keegi. Ja siis lõppes golfijooaeg ära ja on aerotööga kõik, mis tähendab seda, et me oleme hetkel seisus, kus me isegi ei ole ligi lähedal sellele, et me oleks viimased 6 kuud teeninud panga jaoks siis nii-öelda laenuväärilist raha. Mis tähendab seda, et seda laenu ei terenda nagu mitte kuskil. Ka mitte kevadel. Ka mitte kevadel. Et kõik need asjad, meie vanematele tunduvad juba ammu teada ja siuke, nende jaoks nad lihtsalt üritasid nagu meid säästa ja vaatasid, et nende jaoks oligi see, et okei, et las nad siis otsivad, võib-olla leiavad probleemi, aga kui nad nägid, et see hakkab meie oma nagu kodust elu siis juba mõjutama, kus tõesti see on selline väga suur murekoht meil kodus, siis oli meil siuke istumine ja siis räägiti meil asjadest nii nagu asjad on ja et ikkagi päris nii lihtne see ei ole, nagu me arvasime. Vot. Ja sellepärast ongi meie maja praegu müügis kahjuks, sest meil lihtsalt puuduvad võimalused nagu selle maja täit potentsiaali realiseerida ja selle asemel, et hoida sellest 20 küünega kinni ja öelda, et mitte keegi teine ei saa, siis äkki on sellest majast nagu rohkem kasu kellelegi, kellel on paremad võimalused selle jaoks. Ja et tänaseks me oleme 2 korda sama kaua nagu näinud vaeva, et seda maja püsti saada kui see, kui me seda päriselt ehitasime. Ja mitte ükski asi ei ole õnnestunud. Kogu aeg on mingisugune sein ees. Ehk siis praegu me oleme siin. Me ei suuda isegi uskuda, et me istusime täna maha, sest me oleme juba päris mingi nädal aega, kui mitte 2 mõelnud, et istuks maha ja teeks selle ära. Aga hirmus on, hirmus. Me teame väga hästi, et väga paljud võitjad ei elagi oma võidetud kodudes, aga me 100% arvasime, et meie puhul ei ole põhjust, miks me ei peaks seal. Me lihtsalt olime nii ullikesed, et me polnud seda absoluutselt edasi uurinud, mis saab pärast seda, kui see maja on olemas. Et oleks väga palju lihtsam, kui on endal ükskõik missugune krunt.
et seda saab igale poole väga edukalt panna, kui sul on oma krundi peal kommunikatsioonid olemas, mis iga krundi peal on, siis noh, see on super lihtne ja kõvasti soodsam kui see, mis meil oleks olnud. Ehk siis praegu on nii. Ja isegi nagu ma tunnen, et ma ei saa või ei tohi nagu iseenda sees mingi kurbust tunda, sest mul on pigem tunne, et ma pean lihtsalt ütlema nagu palun vabandust, et me oleme nagu lihtsalt alt vedanud. Aga ma lihtsalt keeldun laskmast sellel majal seista kuskil talveiilide ja lörtside keskel ja lihtsalt kaotada oma ilu ja võlu. Vot. Kõik või? Jep. Ühesõnaga. Ärge pange pahaks. Jah. Ja kui kellelgi on, kes tunneb puudust täpselt sellisest majast, siis kirjutage meile. Jep. Ja lähme vaatama ja leiame lahenduse, kuidas kõigil sellest majast kasu oleks. Jep. Aga peace, jõu. Näeme varsti. Tšau! Tšau!